siin praegu on Enrico ja Eero Nõmm, kes siis on selle õppegrupi, ütleme nii, et praegu kõige tublimad õpilased. Siin on näha nende esimene õppetöö tulemus, rõhuketid, mis on nüüd otsast lõpuni poiste endi kätega valmis meisterdatud. Et vanameister on küllaltki eakas, detsembris sai 85, siis meie õppegrupp, mis muidu on 6-liikmeline, oli jaotatud väikesteks perekondadeks ja käisime külas Richardil kodus, et seal siis viia ennast kurssi nende saladustega. No nüüd ma võingi küsida Eero käest, et kas oli midagi täiesti uut või ootamatut ka, kui sai meistri juures neid asju proovima hakata? Oli midagi täitsa sellist tundmatut, mida ei osanud arvata? Kõik oli uus. Kõik oli uus. No kas see, millest nüüd need on tehtud, kas see on nüüd selline õige ja hea materjal? Kas ta kõige parem on, aga mis me leidsime kõige parem aru? Et praegusel hetkel saada olevast kõige parem. Ja otsingumootoriks muidugi internet, kust kaudu seda kõike otsida ja internetikaubandus, jah? Aga see liitrite teema, kust tuli see plekk, vaskplekk? Ikka internetist. Ikka internetist, nii et kõik on saadud kuskilt kaubandusest hangitud interneti kaudu ja tegelikkuses oled läbi proovinud ju mitmeid materjale. No mis võib olla selline erinevus ühel või teisel, et kui on liiga pehme, mis siis juhtub? Siis jäävad jäljed lihtsalt peale. Siis jäävad tööriista jäljed lülide peale. Kui on, kas liiga tugevat materjali on ka ette tulnud? Ei ole. Kui on liiga paks, liiga jäme? Siis ta lihtsalt jääb liiga robustne, suur. Liiga suur. Just. Nii et tegelikult on sellel rõhul olemas ka oma väikesed parameetrid, millist traati, millist plekki, millist töövahendit kasutada. No kus need tööriistad on tulnud? Poest. Poest, jah. Kõik olen ise ümber teinud. Kõik on ise ümber tehtud tööriistad. No vanameister Richard on ka kõikidest võimalikest töövahenditest teinud omale käepärased töövahendid. See tähendab küll kääridel otsi maha lõiganud, küll seal, mis tal oli seal naela ja pulga abil teinud omale selle spiraali keeramise vahendi ja nii edasi, nii et tegelikult ka see on ju õppeprotsess, et iga meister otsib oma tööriistad ise ja teeb need ka vastavalt oma käe järgi parajaks, et siis saaks teha seda tööd. No palju materjali siia läinud on? Oskad sa öelda? Ma arvan, et traati on umbes 50 meetrit. 50 meetrit traati? Kui mitte rohkem. Jah, nii. Ja neid ilusaid asju? Neid rikub siin 100. 100 liitrikest. Ja kui me siit näituselt valiksime mõned rõhud välja, me lugesime huvi pärast ühe möödunud aasta toodangu pealt, me saime 25 liitrit ja ketikesed ei olnud mitte sellised käsitööketid. No see kett on ka veel täiesti eriline. Mitu töövõtet tegelikult selle keti lüli tegemise juures on? Mingi 5, ma arvan. 5 töövõtet ühe väikese lüli tegemise juures. Sa ütlesid nüüd, et 50 meetrit, aga kas sa tegelikult need lülid ka kokku oled lugenud või? Ei. Palju sellest 50 meetrist traadist tegelikult, et palju neid lülisid tegelikkuses siis ühe rõhu tegemiseks vaja läheb. Et see on väga-väga töömahukas ja väga selline pisidetailides kinni olev töö ja tegemine. Kuidas sulle tundub, et palju siis ühe sellise keti tegemiseks aega kulub? No terve selle komplekti. Ma pakun umbes 50 tundi on selle jaoks näinud. 50 tundi? Ilma võõta. Just, ilma võõta. Nii et kui vahetahel tundub, et rõhud on väga kallid asjad, siis tegelikkuses võibki öelda, et ta on üks perereliikvia, ta ongi kallis asi ja ta on töömahukas, ta on ajamahukas, ta on materjalimahukas, nii et tegelikkuses selle eest tulebki maksta kõrget hinda.